Mardi järel on muidugi raske rääkida, aga ma proovin. Ma olen siin nii-öelda õhtu ankruks pandud. Kuressaarde on alati tore tulla. See on üks imeilus ja armas linn. Ja kui EKRE oleks püsinud valitsuses, siis me oleks saanud üle silla tulla, aga näe, ei saanud. Aga lähme asja juurde. Tuletan meelde, mis oli EKRE loosung 2023. aasta Riigikogu valimistel. Meie loosung oli päästame Eesti. Mida me hoiatasime? Me hoiatasime maksutõusude eest. Me hoiatasime kalli elektri eest. Me hoiatasime massiimmigratsiooni eest. Me hoiatasime, et Ukraina lippude lehvitamise all tegelikult viiakse Eestis läbi venestamist. Me hoiatasime homoabielu eest ja selle eest, et ennast liberaalideks nimetavad fašistid hakkavad tegelikult vabadusi räigelt piirama. Väga paljud inimesed said aru ja uskusid. Aga väga paljud inimesed Eestis, liiga paljud inimesed, olid alla neelanud peavoolumeedia ja liberaalsete poliitikute valelikud loosungid ja ütlesid ükskõik mis, peaasi, et mitte EKRE. No nüüd oleme siin, kus me oleme. Aasta pärast on jälle Riigikogu valimised, nüüd juba vähem kui aasta pärast. Kõik probleemid, mille eest me 2023. aastal hoiatasime, on alles. Ainult, et kahju on suurenenud. Kriisid on süvenenud. Ja lahendused on ikka need samad, mida EKRE on kogu aeg välja pakkunud. Selle jaoks, et neist kriisidest välja tulla, on meil rahvana, kogu rahvana, vaja kindlat meelt, külma närvi ja ma ütlen kõva kätt. Kõige rohkem vajame me aga lihtsalt tervet mõistust ja midagi, mida on Eestis lõhutud süstemaatiliselt aastaid ja aastaid, rahvuslikku üksmeelt. Selle jaoks, et tulla läbi Eesti ees seisvatest kriisidest, vajame me rahvuslikku üksmeelt. EKRE pakub lahendusi. Me oleme rääkinud neist aastaid ja aastaid, aga need tuleb ikka üle korrata. Meie lahendusi on eiratud. Meie lahendusi on ka naeruvääristatud. Võtub siiamaani meelde üks lugu, kui ma olin 23. aastal veebruarikuus Mustamäel kampaania üritusel telgiga väljas ja üks keskealine naisterahvas tuli meie juurde, et EKRE-t sõimata. Ja ju ta oli sotside valija või miskit, aga küsin, et kas teile siis ei lähe korda see, et elektri hind on nii kalliks läinud? Siis ta sisistas läbi hammaste mulle, et ma maksan ükskõik kui palju, peaasi, et EKRE ei tuleks. Ja loodan, et ma näen teda järgmisel aastal jälle seal telgi all. Küsin, kuidas meeldib? Kas on juba piisav või? Või nüüd valid parempoolseid äkki või? Sama asja ikka. Lahenduste asemel, mida EKRE on pakkunud, pakub meie vastasleer rumalaid, valelikke, õõnsaid loosungeid. No kõik te teate neid loosungeid. Kindlates kätes, paremini kaitstud, võit kõigi aegade suuremast maksulangetusest. Noh, ma mõtlen ikkagi, et kui keegi neid usub, siis ta ju on ära teeninud selle, mis ta saab. Kriitikud ütlevad, et EKRE ei ole esitanud juba pikka aega värskeid ideid. No, ma vaatan värskeid ideid Reformierakonnalt. Reformierakonnal on uus värske idee, täna just tuli välja. Ärme tee seda maksutõusu, mis me ise just vastu võtsime, nüüd mais ära. Mõtle, kui värske. Sügisel teed maksutõusu, kevadel ütleme, ärme tee. Kogu aeg oled värske. Meil ei ole vaja nii teha. Meil on vaja lihtsalt need ideed, need lubadused, need lahendused, mida me oleme juba
8 või 10 või 12 aastat pakkunud ellu viia. Meil ei ole vaja uute asjadega lagedale tulla, meil on vaja vanad asjad ära teostada. Aga kõigepealt, ennem kui me saame üldse kokku leppida ühiskonnana, mis siis on need asjad, mis on vaja ära teha, on meil vaja ühiskonnana endale selgeks teha, mis on meie suurimad probleemid. Siis saab leida ka lahendused. Või juba välja pakutud lahendused käiku lasta. Ükskõik, mis otsast vaatad. Eesti kõige suurem probleem on see, et meil ei ole piisavalt palju lapsi. Lihtsalt liiga vähe eestlasi sünnib. See on asi, mille muutmiseks peab kogu ühiskond mobiliseeruma. Eesti rahva kestmine on meie kõigi ühine suur asi. Siin ei piisa sellest, et üksikud entusiastid või vähesed suurpered või mingisugused eestvedajad seda kuidagi lahendada saavad. See on kogu rahva suur pingutus. Teistmoodi me seda asja ära ei lahenda. See on see koht, kus meil on üksmeelt vaja. Sest kui meil ei ole piisavalt palju Eesti lapsi, kui meil ei sünni piisavalt palju lapsi, siis kõige muuga tegelemine muutub mõttetuks. Muutub mõttetuks raha valamine riigikaitsesse. Kellele me neid relvi ostame? Kes neid kasutab? Muutub mõttetuks Saaremaa silla ehitamine. Ma tean, et pooled teist ei tahagi seda, aga paneme siis teise asja, mida keegi ei taha. Muutub mõttetuks Rail Balticu ehitamine. Jälle vale näide, Rail Balticut ei ole niikuinii mõtet ehitada, rahvusvaheline kiirrong häädemeestele 2,5 miljardi eest. Aga muutub ka mõttetuks koolide pidamine, haiglate pidamine. See kõik muutub meie jaoks võimatuks üleval pidada ja ühel hetkel tulevad mingid teised rahvad ja võtavad selle kõik meilt lihtsalt ära. Ilma Eesti laste sündimuse suurenemiseta on kõik muud ettevõtmised liiva jooksnud. Nii et siin on meil vaja pingutada. Ja meil on lahendused olemas. Vaja on suurendada peretoetusi. Nii lihtsaid peretoetusi kui suurperetoetusi. Vaja on tagada kodulähedane kool. See, mille eest võitleb meil siin samas Saaremaal EKRE. Vaja on tagada taskukohane huviring, sest vaadake, sellest üksi ei piisa, et laps sünnib. Laps on vaja üles ka kasvatada. Laps on vaja ära koolitada. Tast on vaja inimene teha. Selle jaoks on vaja kodulähedast lasteaeda, kodulähedast kooli, korralikku huviringi või trenni. Selle jaoks on vaja, et tal oleks leib laual ja riided seljas. Vaja on ära kaotada automaks, sest kõige rohkem said automaksuga pihta suurpered. Vaja on noortele peredele oma kodu. See on kõige suurem takistus laste sünnile. Et noored inimesed ei saa endale lubada oma kodu soetamist. Vanemate pinnalt välja kolimist. Nii kaua, kuni sa elad oma vanemate juures ja ootad, et vanaema ära sureb ja pärandab sulle midagi, sa lapsi ei saa. Vaja on lahendada see ära siis, kui inimesed on veel noored, tahavad ja saavad lapsi saada. Oma kodu saamine. Aga kõige rohkem, kui me tahame iibekriisi lahendada, on meil vaja meelemuutust. Kultuuriliste hoiakute põhjalikku muutust. Aga mis meil on? Meil võttis riik vastu, ja mitte lihtsalt riik, vaid milline ministeerium? Majandusministeerium Koljukeldo juhtimisel. LGBTQQ tegevuskava. Vot selline tegevuskava on. Kõik asutused Eesti riigis, riigiasutused, omavalitsusasutused, haridusasutused peavad meil tegema, aga mitte ainult. Isegi vanglaametile on LGBTQQ tegevuskavas ette nähtud tegevusplaan. Kõik peavad tegelema LGBTQQ edendamisega. Vot niimoodi me edendame Eesti asja. Kui EKRE saab võimule, siis selle asja asemel päevapealt
lõpetame selle ära ja selle asemel me teeme korraliku plaani, kuidas toetada igal moel suuri Eesti peresid. Nimetame selle kas või 2 miljonit eestlast 100 aasta pärast plaaniks. Täpselt samamoodi kõik omavalitsused, kõik koolid, kõik ministeeriumid ja isegi vanglaamet peab hakkama edendama plaani, et väikesi eestlasi oleks rohkem. Vot sellega peaks riik tegelema. Neid MTÜ-sid tuleb rahastada miljonite eest, mitte LGBTQ kulle. Seda me peame tegema. Ja riik peab kehtestama selge kultuurilise hoiaku. Abielu võrdub lihtsalt üks mees, üks naine ja nende lapsed. Riiklik ideaal, ühiskondlik ideaal peab olema see, et 3-4 lapseline pere on normaalne. Veel parem kui veel rohkem, aga piisab 3 ka. Me peame seadma eesmärgiks, et Eesti on kõige lapsesõbralikum riik maailmas. Lapsed, paljulapselised pered peavad muutuma meie ühiskondlikuks, kultuuriliseks hoiakuks standardis. See on meie kõige suurem probleem ja see on meil kõigil ühiselt lahendada. Teine meie ühiskonna ja rahva ees seisev probleem on majandus. Me kõik muidugi olen kuulnud, kuidas Reformierakond peab ennast mingil põhjusel, täiesti mulle arusaamatul põhjusel ettevõtjate erakonnaks või majanduslikult arusaavaks erakonnaks või eelarvet tasakaalu ajavaks erakonnaks. Mitte midagi ei ole tõest kaugemal. Ma igaks juhuks tuletan meelde, siis kui EKRE oli valitsuses, ilus aeg oli, diisel maksis 99 senti liiter. Elekter maksis 3 senti kilovatt. Me olime valitsuses ja maksud langesid. Inimeste palgad ja ostujõud kasvas. Eesti oli Euroopa ühe madalama inflatsiooniga riik. See ei juhtunud kõik kogemata. See ei juhtunud kuidagi, ma ei tea, sellepärast, mida Putin kuskil tegi, nagu tänapäeval meil Reformierakond põhjendab kõiki oma läbikukkumisi sellega, et Putin tegi. See juhtus sellepärast, et Eestis oli valitsus, mis ajas Eesti asja ja tahtis, et Eesti inimesed saaksid jõukamaks ja tegi vastavaid poliitilisi valikuid ja otsuseid. Mis on need 3 kõige tähtsamat asja, mis paneb majanduse kasvama, inimeste palgad, ostujõu ja pensioni kasvama? Majanduse kõige olulisem nurgakivi on odav energia. Ma ütleme lihtsamalt öeldes odav elekter, aga sinna juurde ka kütus loomulikult. Odav elekter. Teiseks, teine kõige tähtsam vaal, mille peal seisab korralik majanduskasv ja inimeste jõukuse kasv, on madalad maksud. Meil on olnud 5 aastat järjest valitsus, mis on kõiki makse tõstnud. Aga see ei sega neil praegu käia ringi ja rääkida, kuidas nad on teinud kõigi aegade kõige suurema maksulangetus. 3. ja liiga sageli alahinnatud ja liiga tihti vähe räägitud on mootorsaega tuleb minna bürokraatia kallale, nii nagu läks Javier Milei Argentiinas. Mootorsaega bürokraatia kallale. Nüüd elektri puhul. Kuidas me saame elektri odavaks? Kõigepealt, EKRE on juba andnud ka Riigikogus üle eelnõu. Ma ei usu muidugi, et koalitsioon seda toetab, aga eelnõu on väga selgelt näitab välja, mis on meie plaan, kui me võimul saame. Lõpetame CO2 kulu energeetikas. CO2 on laest võetud maks, mida võetakse meie energiaarvetel kogu aeg kõikide meie käest väga suures summas. Ja kui me mõtleme tänasel päeval põlevkivi elektri peale Narva jaamades, siis CO2 kulu moodustab rohkem kui poole elektri hinnast. Rohkem kui tööjõukulu, rohkem kui põlevkivi, mille maa alt välja kaevavad, üle poole moodustab CO2 kulu. See tuleb kohe välja võtta elektri hinnadest. Teiseks, lahkuda elektribörsilt. Börsiks nimetada seda on üleüldse, kuidas me nüüd ütleme, iseendale valetamine. Sellel ei ole mingit pistmist meie traditsioonilise arusaamisega börsist, kus kõik kauplejad saavad kokku ja pakkumiste ja ostusoovide vahel leitakse siis selline hinnatasakaal. See elektribörs ei ole mitte midagi selle lähedast.
Sellest tuleb lahkuda. See on spekulantide paradis, kus kõigi meie raha läheb kuidagi kummalisel kombel, isegi mitte elektritootjatele, vaid vahendajatele. Kolmandaks, päevapealt tuleb lõpetada tuulikute ja päikeseparkide subsideerimine. Donald Trumpil on ilus ütlus, et elektritootmine peaks olema selline äri, mis sind rikkaks teeb, mitte selline äri, kuhu peab peale maksma. Ja täpselt nii on. Kui tuulikud turutingimustes hakkama ei saa, siis meil neid vaja ei ole. Kui päikesepargid turutingimustes hakkama ei saa, siis meil neid vaja ei ole. Me maksame 100 miljoneid subsiidiumeid ja veel eraldi 100 miljoneid kõrge hinna peal ja ikka on nad kahjumis. See ei ole äri. See ei ole äri. See on räkit. Ja maksumaksja ei pea seda kinni maksma. Eriti, kuna tulemuseks on hullult kallis elekter. Meie energiapoliitika peaks olema samasugune, nagu ta oli enam-vähem 100 aastat järjest. Toodame palju ja odavat põlevkivi elektrit, nii et kõigile jätkub. Toodame seda nii kaua, kuni me ehitame tuumajaama, mis toodab veel rohkem ja veel odavamat elektrit. Ja muidugi asi, millest räägitakse liiga vähe, võrgutasud. Kui elekter on valega pooleks meil nii-öelda turukaup, siis võrgutasud on meil riiklikult reguleeritud. Ja reguleeritud on sinna kõike mida. Võrgutasud moodustavad tänasel päeval rohkem kui 2/3 teie tegelikust elektriarvest ja see on kõik riiklikult reguleeritud. See on tegelikult kõigi inimeste taskust raha võtmine riigi eelarvesse läbi firma, läbi monopoli. Kui on olemas poliitiline tahe, saab selle võrgutasu kohe alla tuua. Meil on see poliitiline tahe. Edasi, madalad maksud. Kordan üle. Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 on tõstnud kõiki makse Eestis. Kõiki makse. Üle 20 erineva maksutõusu on tehtud viimastel aastatel. Ja kuna neil maksud, mida tõsta said otsa, siis nad on leiutanud juurde ka veel makse. Automaks. Meie plaan on alandada kõiki makse. Alandada käibemaksu. Alandada aktsiisimaksu gaasile, elektrile, diislile, bensiinile. Kaotame täielikult automaksu, nii registreerimise osa kui selle auto osa. Vähendame oluliselt maamaksu. Omand ei pea olema maksustatud. Omand on inimestel välja ostetud rahaga, mille pealt nad on juba maksnud tulumaksu, sotsmaksu ja käibemaksu. Selle omandi omamise eest veel igal aastal raha võtta lihtsalt sellepärast, et saab, on amoraalne. See töötab vastu peremehe ühiskonnale. Aga meie tahame just nimelt, et eestlased oleks peremehed oma kodumaal. Meil on plaan teha tulumaks astmeliseks. Ma vaatasin, et plagiaat on kuuldavasti komplimendi kõrgeim vorm, et ma vaatasin, et isegi Reformierakond üritab kopeerida meid. No Isamaa ja Keskerakond kopeerivad meid juba mitu aastat. Ma ütlen teile, et originaal on ikka kindlasti parem kui koopia. Ja seda me näeme ka selle tulumaksu asja puhul. Meil on juba 3 Riigikogu valimistel järjest olnud programmis selline plaan, et iga lapse sünni järel hakkavad last kasvatavad vanemad maksma 5% punkti vähem tulumaksu. See tähendab, et kui vanasti oli 20% tulumaks, no nüüd on ta 24%, ütleme siis, kui kasvatad ühte last, siis mõlemad vanemad maksavad 19% tulumaksu, juba 2 last, siis on see 14% ja kui sul on 5 last, siis sa ei maksagi tulumaksu. No Reformierakond on sellest pool välja pakkunud, nemad võiksid mõelda selle peale. Poolik lahendus, nagu alati Reformierakond. Selline lahendus tagab esiteks, et mõlemad vanemad saavad toetuse, aga mitte ei maksta neile peale toetust, vaid neile tehakse leevendus nende enda teenitud raha peale. Selline lahendus sisuliselt aga vähendab suurel enamusel maksumaksjatel inimestel tulumaksu igal juhul. Nüüd ütlevad mulle kriitikud, aga Martin, kus siis raha riigieelarvest tuli?
Riik peab ju ka kuskilt raha saama. No ma ütlen teile, kuidas me riigieelarve korda teeme. Kõige lihtsam. Lõpetame reformierakondliku varastamise ära. Ma loen teile üles mõned projektid, mõned üksikud eelarveread, mille lõpetamise järel on kokku hoitud miljardeid. Rail Baltic, rahvusvaheline kiirrong Häädemeestele, Tallinnast Häädemeestele. Järgnevatel aastatel maksame igal aastal riigieelarvest 400-500 miljonit. Peaaegu pool miljardit, 400-500 miljonit. Ärge uskuge juttu, et see kõik on Euroopa raha. Ei ole. Tuulikud ja päike. Koos erinevate subsiidiumite ja erinevate skeemidega, millest täna näiteks Moora rääkis meile siin, igale omavalitsusele visatakse miljon, kui nad kiirendavad planeeringuprotsessi, aga meil omavalitsusi on peaaegu 80. Kui kõik omavalitsused selle raha vastu võtaks, juba 80 miljonit. Erinevate skeemidega tuulikute ja päikeste arendamine aastas tekitab kulu umbes samas suurusjärgus, 400 miljonit. Siis meil on need samad LGBTQQ, muud hullud, MTÜ-d, kõik võimalikud kirjud ja sulelised ja lillad suslikud. Eesti riik maksab läbi eelarvete, ära peedetult ministeeriumite eelarvete, MTÜ-dele aastas umbes 300 miljonit eurot. 300 miljonit eurot. Kohe leivalt maha. Lõpetame ära raha kühveldamise Ukraina musta korruptsiooniauku. See on riigieelarvest igal aastal umbes 200 miljonit. Otse sinna. No eks Silmar Raag oskab rääkida, kui palju siis lubatud kogusest russikute vahel üle piiri sularahast tagasi tuuakse Eesti otsustajatele, aga riigieelarvest välja läheb 200 miljonit aastas. Teist sama palju umbes maksab Eesti maksumaksja ukrainlastele Eestis. Erinevate skeemide kaudu, suurem osa sellest on tervisekassa ja haridussüsteem, mille me maksame kinni siis siinsetele ukrainlastele, aga seal on muud toetused ka, 200 miljonit. Kokku enam-vähem 400 miljonit. Kui me need kõik asjad nüüd kokku lööme, need ei ole palju, eks ole, MTÜ-d, Rail Baltic, tuulikud, Ukraina, see teebki suurusjärk 1,5 kuni 2 miljardit eurot aastas. Kas te teate, kui palju on eelarve kordategijate, kes seal oli, Keit Pentus-Rosimannus ja Anneli Akkermann ja kõik need muud finantsgeeniused, kui palju on nende tehtud eelarvetes viimasel 5 aastal olnud eelarve miinus, defitsiit, mille võrra on tulnud riigil laenu võtta? Sest riigil on raha vaja, asju on vaja teha. Eesti riigi eelarve alates 22. aastast, mis oli esimene eelarve, mille tegid juba reformierakondlased, ongi olnud suurusjärgus kuskil seal. Kõige väiksem miinus oli 700 miljonit, kõige suurem on olnud 2 miljardit. Aga keskelt läbi 1,2-1,5 miljardit igal aastal on olnud eelarve miinuses. Viimasel 5 aastal. See on täpselt see summa, mille nad ära varastavad. Lõpetame varastamise ära ja eelarve on tasakaalus. Aga lisaks sellele, vaatame siis seda kindlates kätes ja paremini kaitstud Eesti kaitsekulu. Eestil on plaan lähiaastatel kulutada igal aastal riigi kaitsele suurusjärgus 2,4 kuni 2,5 miljardit eurot aastas. See on see üle 5% SKP-st. See ei ole tegelikult jätkusuutlik. Ja see ei ole ka vajalik, kui me tõstame riigikaitsekuludest välja reformierakondliku varastamise. Me saame suurepäraselt kõik asjad tehtud, kui me kulutame umbes 3,5 miljardit ehk 3,5% ehk umbes miljardi võrra vähem. Kõik asjad saame tehtud. Hoiame miljardi kokku ja meie riigikaitse areneb ikka jätkuvalt täpselt nii nagu vaja. Ehk siis teisisõnu, me saame langetada makse, me saame eelarve tasakaalu, saame majanduse kasvama ja koos sellega saame inimeste sissetulekud ja tegeliku ostujõu kasvama. See ei ole raketiteadus. See on täpselt see, mida on teinud Thatcher, Reagan, Milley ja nüüd Trump.
See töötab iga kord. See on vaja lihtsalt Eestis ära teha. Ja näidake mulle Eestis parteid, kes peale EKRE seda tahab teha ja usub, et see on tehtav. Ei ole teist parteid sellist. Eriti, kui sellega käib koos plaan minna kirve, kangi ja leegiheitjaga bürokraatia kallal. Kolmandaks, see on ka väga tähtis teema, mis Eestil tuleb ära lahendada ja koos ära lahendada. Rahvusriigi kaitsmine. Iibest ma juba rääkisin. Ilma selleta, et Eestis sünnib piisavalt palju väikeseid Eesti lapsi, ei ole võimalik rahvusriiki pidada. Ei ole tegelikult üldse mingit riiki võimalik pidada. Ega maailmast inimesed otsa ei saa. Aafrikas sünnib 10 korda rohkem lapsi igal aastal kui Euroopas. 10 korda rohkem igal aastal kui Euroopas. Küll siia keegi ikka meie asemel elama tuleb. Ma arvan, et isegi ära ei oota, millal me lõplikult välja sureme. Aga meie eesmärk on, et Eesti oleks Eesti. Et Eesti oleks täidetud eestlastega. Et meil oleks enda inimesi siin nii palju, et me ei peaks tahtmagi siia kedagi teist juurde ja kui keegi tahab tulla, siis suudaks nad ka hoida eemal. See tähendab väga ranget immigratsioonipoliitikat.